Hea vaataja, taaskord on kätte jõudnud aasta viimane päev ning seekord on see meie jaoks ka hingamispäev. See tähendab, et homme ärkame kõik täiesti värske uue aasta rüpes. Kuid millise tundega sa uude aastasse astud? Kas lootusrikkalt või pigem lootusetult, ilma koormata või pigem kasvava koormaga? Kui sina oled üks neist, kes Pauluse kogemuse kohaselt võib öelda, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole, siis rõõmustan ma koos sinuga ning soovin sulle lootusrikast ettepoole vaatamist. Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses, nagu kirjeldab seda Paulus. Aga kui sa oled üks nendest tegelikult paljudest, kes ägab kasvava mineviku koorma all ning seetõttu tundub tulevik vahel väga kahvatu, siis ma kutsun sind järgnevat kuulama koos minuga. Tahan öelda vaid seda, et see on täiesti arusaadav, lubatud ja mõistetav, kui erinevad elukoormad meid kõiki ajapikku üha rohkem koormama hakkavad. Mitte keegi pole selle eest kaitstud. Kuid ühtlasi me elame ajal, kus keegi meist ei taha oma koormaga teisele lisakoormaks olla ning sellepärast on levinud ehk praktika, et vaja on näidata ennast üksnes tugevast küljest, alati naeratada ning öelda, et kõik on hästi. Kuid selline selja sirgu löömine pole alati jätkusuutlik. Kasvavaid koormaid üksinda kandes me lõpuks murdume. Ja sellepärast on vaja välist abi. Seda illustreerib hästi minu meelest praegune eriti lumerohke talv. Seda on ühest küljest ilus vaadata, kuidas majade, aedade, kasvuhoonete ja puude ning põõsaste lumemütsid üha kasvavad, üha uhkema lumemütsi peale saavad. Kuid seda teab ka iga hoolas peremees, et ilus lumemüts on siiski raske koorem, mis lõpuks võib maha murda ka kõige kangema ja tugevama. Ühe korraliku kasvuhoone katus võib ju südikalt ja pikalt vastu panna, aga kui keegi talle appi ei lähe, et lund maha lükata, siis lõpuks lumeraskuse all ta lihtsalt murdub. Meie hoonete katused võivad ju tugevad olla, aga kuhjuva raskuse all vajuvad ka need lõpuks läbi. Inimese südamega on tegelikult sama lugu. Aja jooksul võivad kuhjuda samasugused koormad, natuke teistsugused koormad. Oma sellisest koormast kirjutab julgelt ja avameelselt ka psalmide raamatus kuningas Taavet. Psalmis 38, salmist 5 loeme järgmist. Sest kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea, nagu raske koorem on need läinud rängemaks, kuni ma suudan kanda. Psalm 38 kannabki tabavalt pealkirja patukahetseja palve kannatustes. Nagu ma juba mainisin, omistatakse see psalm kuningas Taavetile, kuid psalmis endas kirjeldatu tundub viitavad ka Hiobi kogemusele, kes samuti kannatas füüsiliselt selle pärast, mis oli temaga ja temale juhtunud. See psalm väljendab Taaveti isikliku kogemuse kaudu, et oma ideaalides ja eesmärkides ebaõnnestumise koorem on selgelt paljude kannatuste põhjuseks. See on koorem, mis ajaga kuhjub ja kasvab, nagu südatalvine lumi. Esialgu seda pole raske kanda ega taluda, aga ajapikku saab see ka kõige tugevamatele saatuslikuks. Ja sellepärast kirjutatakse ka psalmis 55-23 järgmist. Heida issanda peale oma koorem ja tema hoolitseb sinu eest, ta ei lase iialgi kõikuda õiget. Seega, kui kuningas Taavet tundis, et ta on oma kasvava koorma all murdumas ning kedagi teist teda aitamas polnud, siis pöördus ta Jumala poole. Ka Jeesus ütles järgmised julgustavad sõnad Matteuse evangeeliumi 11. peatükis, salmid 28-30. Tulge minu juurde kõik,
kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Antud tekstis viitab koormatud olemine just sellisele koormale, mida on raske kanda pikema aja jooksul. Lühikest aega võime me kõik olla päris kanged tegijad, kuid aeg teeb meie kõigiga oma töö. Selleks, et raskemat koormat pikema aja jooksul parem kanda oleks, on vaja abivahendeid või abivahendit. Ka meie kasutame täna erinevate koormate kandmiseks kõikvõimalikke abivahendeid. See on hädavajalik, kuid hingekoorma kandmises eelistame me inimestena millegipärast ikka esmalt kogu oma isiklikku jõudu rakendada, kuni me oleme kokkukukkumise äärel. Just seda püüab Jeesus vältida. Ja sellega veel pühakiri ei piirdu. Kristuse üleskutse kutsuda enda juurde kõik, kes on vaevatud ja koormatud, et neile kergendust pakkuda, on tegelikkuses eeskuju meile kõigile. Sellepärast kirjutab ka Paulus oma kirjas Galaatlastele 6. peatükis 2.-3. salmis. Kandke üksteise koormaid. Nõnda te täidate Kristuse seadust, sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi, see petab iseennast. Niisiis, üleskutse on kanda üksteise koormaid, sest nõnda me täidame Kristuse seadust. Ja millist seadust? Ikka armastuse seadust. Ja selliselt juhib ka Paulus tähelepanu sellele, et Jumala seaduse fookus pole peamiselt meil endil, vaid sellel, kuidas me väljendame oma armastust Jumala ja teiste ehk kaasinimeste suhtes. Lõpetuseks aga soovin esile tuua veel minu hinnangul väga olulise järelduse, mida võime Pauluse kirjast galaatlastele teha. Kui galaatlastele 6.2 kaudu annab Paulus mõista, et kogudus on usklike kogukond, kes suhtlevad ja abistavad üksteist, ja kus Paulus kutsub meid üles teiste koormat kergendama, siis sellel teiste abistamisel on ka väga isiklik mõõde. Nimelt tuleb meil lasta ka iseennast aidata. Kahjuks on nii, et teiste koormaid oleme palju parema meelega valmis kergendama. Kui laseksime aga teistel meid meie koormatega aidata. Me ei taha tunnistada, et me abi vajame, enne kui on võib-olla liiga hilja. Paulus tegelikkuses mõistab seda hukka kui enesekeskset, veidi eneseuhkuse poole kalduvat, mis ei luba tunnistada, et ka meil on abi vaja, et ka meil on puudusi ja nõrkusi. Sellepärast ta kirjutab 3. salmis järgmist. Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata ka midagi, see petab iseennast. Ehk kui me arvame, et me saame üksinda hakkama, kui usume, et suudame üksi kõiki koormaid kanda, siis me petame iseendid. Ja kui me selliselt oma koormat teiste eest varjame, siis me võtame ju sellega teistelt ära võimaluse meid meie olukorras aidata. Hea vaataja, ma kutsun sind oma koormat teistega jagades seda koormat kergendama, kuid ka teiste koormaid kergendama. Kutsun sind meie koguduste osadusse, mis ootavad sind uuel aastal igal pool üle kogu Eesti. Keegi meist pole ilma pagasita, ilma koormata, ilma mineviku valuta. Lõppev raske aasta on seda koormat paljude jaoks veelgi suurendanud. Aga Kristus on meie eeskuju, kes kutsub meid üles üksteise koormaid kandma, et selliselt võiks meil kõigil kergem olla. Kallid Eesti kogudused, pöördun ka teie poole üleskutsega olla uuel aastal selleks koduks, kus kõik on oodatud oma koormat jagama. Me ei tea,
mida uus aasta endaga kaasa toob. Täna me teame üksnes seda, et talv veel jätkub ja koormad võivad veelgi suureneda. Aga just sel põhjusel on Jumala kogudus kokku kutsutud kohaks, kus saame väljendada sedasama Pauluse mõtet. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Ma soovin teile head vana aasta lõppu ja rohkelt Jumala õnnistusi ning kokkuhoidmist uueks algavaks aastaks. Amen.